Ja oleme jõudnud tänase järgmise osa juurde. Esimene paneel indiviidi konkurentsivõime 2030. Oskuste portfell, mis kasvatab palka ja tootlikkust. Eesti majanduskasv peab lähikümnendil tuginema eelkõige tootlikkuse kasvule ja inimeste oskuste kvaliteedile, mitte ainult tööjõu hulgale. Üleminek kallima energia ja suurema globaalse ebakindlusega ajastusse tähendab, et kõrgema sissetuleku eelduseks on üksikisiku jaoks sobiv oskuste pakett ning ettevõtete jaoks töötajad, kelle oskused moodustavad vajaliku ja väärtust loova kombinatsiooni. Arutamegi nüüd, millised mikropädevused loovad meile edaspidi palgapreemiat. Palun sissejuhatavaks ettekandeks lavale Triinu Tapper, Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanemlektor ja LHV makroanalüütik. Tere! Hommikust on juba liiga hilja öelda, et ühesõnaga tere ka minu poolt. Ja kui eelnev ettekanne tegi sellise väga suure ja laiaulatusliku ülevaate kohad isegi globaalsel tasandil, siis järgmiseks hetkeks on oluline see sama indiviid, ehk siis inimene ja meie, kui osaliselt ka tõesti õppejõudude jaoks, on oluline ka siis see, et kuidas siis need indiviidid kasvatada meie oskuste pagasiga selliseks, et nad tooksidki kaasa selle väärtuse, mida me üldiselt ju tahame Eestis. Ja kui me räägime siis indiviidi konkurentsivõimest, et mis asi see siis siiski konkurentsivõime on indiviidi jaoks. Et see ei ole lihtsalt selline, et ma saan nüüd kõrget palka, see on tegelikult võime luua väärtust. Ja mitte ainult siis väärtust, vaid täpselt sellist väärtust, mida tänasel hetkel antud majanduskeskkonnas, majandusstruktuuri juures ja tegelikult ka üldiselt globaalsel tasandil üldse vaja on. Ehk siis mille eest on võimalik turult palka küsida. Ja muidugi me peame seal arvesse võtma ka neid igasuguseid tehnoloogilisi ja institutsionaalseid arenguid, mis meil ümber toimub. Et see, mis toimub täna, võib-olla ei ole see, mis müüb tööturul homme. Ja kui me vaatame siit paralleeli indiviidi ja siis selle sama suure väärtuse vahel, siis me tegelikult võime sealt erinevaid majandusteoreid paralleeli tuua, aga üks kõige olulisemaid on vast Beckeri inimkapitali teooria, mille järgi siis tegelikult inimene on küll kui kapital, ehk siis tema oskused, siis tervis isegi on tegelikult kapital, läbi mille ta tekitab ühiskonda tootlikkust, lisandväärtust ja see omakorda tõlgendub palgaks. Ehk siis küsimus indiviidi konkurentsivõime juures on see, kuidas seesama indiviid, inimene, suudab siis suurendada tootlikkust mitte ainult enda kontekstis, vaid tegelikult ettevõtte ja laiemas mälastus riigi ning isegi globaalselt. Kui me mõtlemegi nüüd selle tootlikkuse peale, siis siin on üks joonis. See näitab meil tootlikkust ühe inimtöötunni kohta erinevate riikide lõikes. Eestis on see kuskil 46 USA dollarit ja see on korrigeeritud inflatsiooniga ehk siis ostujõuga. Kui me mõtleme siit paralleele, siis me näeme tegelikult seda, et enamik rahvastikku on ju koondunud suuresti Aasiasse, väga palju ka Aafrikasse, aga ometigi need laigukesed ei ole seal nii tumedad. See tähendab seda, et meie jaoks on oluline see, mitte nüüd rahvastiku arv nii palju, kuigi see on ka tõesti oluline, vaid hoopis see, kui palju siis see üks inimene suudab majandusse tuua. Ja mis siis paneb selle inimese sinna majandusse seda tootlikkust, ehk siis SKP-d väga laias laastus tooma? Mis paneb? Siin võib tuua välja väga makromajanduslikul tasemel, ütleme siis 4 peamist tegurit, läbi mille siis indiviid peab ise tegutsema selleks, et luua globaalselt riigile, ettevõttele, iseendale väärtust, ehk siis sisuliselt palka. Ja nendeks on loomulikult eelmine ettekanne ka juba tegi sellise väga hea ülevaate ära, aga demograafia, tehnoloogia, kuidas meil üldse maailm globaliseerub
või enam ei globaliseeru, võib-olla see globaliseerumine muutub hoopis. Ja kolmandaks loomulikult ei saa üle ega ümber ka kliimast ja igasugusest regulatsioonist. Ehk siis need suured makrotegurid loovad tee selleks, kuidas indiviid ise saab endale palka teenida. Ehk siis tegelikult meie majanduskasvu küsimus ei ole selles, kui palju meil inimesi on, vaid meie küsimus on hoopis selles, kuidas see üks inimene saab tekitada majandusse rohkem väärtust, ehk siis tootlikkust. Kui nüüd läheme natuke kitsamaks, mõtleme selle peale, kuidas see makro siis meie ettevõtluskeskkonda mõjutama hakkab, ehk siis seda, millised võimalused inimesel üldsegi on siis nende muutuvate tegurite valguses. No siin te näete loetelu sellistest peamistest teguritest, mis ettevõtluskeskkonda aastani 2030 mõjutama hakkavad. Et seal on põhimõtteliselt kõik need kaetud, tööjõu hulk, inimeste hulk, nende oskused, kui palju meil on tegelikult üks peamiseid asju tänasel hetkel on ikkagi digitaalne juurdepääs ja kuidas see nii-öelda riiklikult, regionaalselt areneb ja ka globaalselt. Ja kui me nüüd mõtleme nende muutuste peale, mis hakkavad meil tööturgu suunama, siis me näeme tegelikult seda, et prognoosi järgi, selle prognoosi on teinud Maailma Majandusfoorumi tööturu ootuste raport, siis me näeme seda, et täna kuskil 48% tööülesannetest täidavad inimesed ja tehnoloogia täidab 22%. Kui me nüüd mõtleme aastale 2030 ja ma siin tuletan meelde, et ega sinna väga palju nagu aega ei ole jäänud, et siin 4 aastat, siis tegelikult 4 aasta pärast me näeme, et need osakaalud on enam-vähem võrdsed. Ehk siis 33% on kahanenud justkui nagu inimese poolt täidetavate ülesannete hulk. Samas tehnoloogia on kasvanud 34% peale. Ja majandusinimesena, majandusteadlasena ja võib-olla ka täiesti tavalise inimesena tekib siis küsimus, et kui inimese roll tõesti nii palju kahaneb, et kas ta siis ikkagi saab seda palka küsida ja nii-öelda enda konkurentsivõimes püsida. Ja siin tuleb mängu selline huvitav aspekt. Meil on oluline ka inimese ja tehnoloogia kombinatsioon, ehk siis see 1/3 sellest ülesannetest, mida tehnoloogia ei tee. Ja me saamegi öelda seda, et võime mõelda teoreetiliselt, et tegelikult aastaks 2030 ei tee inimene hoopis mitte vähem ülesandeid. Võib-olla ta teeb hoopis rohkem, aga ta teeb seda väga efektiivselt, koostöös tehnoloogiaga. Ja see ongi nii-öelda võti, mis siis tähendab seda, kuidas inimene peab enda oskuseid seadma. Kui me nüüd vaatame, millised tööd siis laias laastus vähenevad ja millised kasvavad, ehk siis kuhu sellel inimesel tekibki päriselt võimalus suunata enda ressurss, enda inimkapital ja kuhu enda inimkapitali suunamine nii mõttekas vast ei oleks. Siis me näeme loomulikult, et rutiinne andmetöötlus, igasugused protsessid, ülesanded, mida on võimalik standardiseerida ja lihtne tootmis- ja teenindustööd on need, mis on aina kahaneva nii-öelda osakaaluga. Samas kasvava osakaaluga on analüütilised rollid, igasugused inimeste ennast haaravad rollid, ehk siis koordineerivad ja ühendavad tehnoloogia inimesega, ehk siis osa meist tähendab seda, et me mõtleme globaalsel tasandil, siis tegelikult sellised muutused tööturul tähendavad 78 miljonit uut töökohta. Aga see ei ole ainult see, et need 78 on need töökohad, mis tekivad, tegelikult osad töökohad ka kaovad, jah. Ja võikski öelda, et see puudutab umbes 22% kogu maailma töökohtadest tänasel hetkel, et 22% töökohtadest tekib juurde hoopis. Mis on aga seejuures oluline, on see, et millised oskused, millised pädevused kasvavad ja millised siis ei kasva. Ja põhimõtteliselt võib selle sama raporti alusel välja tuua ka top 10 oskust, mida meil läheb järgmise 4 aasta jooksul aina enam vaja. Te võite siit neid ise lugeda, aga üldiselt võib välja tuua selle, et nad jagunevad laias laastus 3 gruppi. Number 1,
analüütilised oskused. Ehk siis meie baas, see, et me majanduses üldine inimene oskab analüüsida, saab andmetest aru, see on number 1. Ja see ei kao mitte kuskile, see on tegelikult meil täna ka väga oluline oskus. Lihtsalt selle roll kasvab ühiskonnas vaata et isegi laiemaks, analüütiline oskus. Number 2 grupp nendest oskustest on tegelikult selline inimene ise. Ja see on vast isegi kõige olulisem, et inimene ise sellega, et ta on empaatiline, et ta suudab teiste inimestega suhelda. See on väga oluline. Inimene ise omaenda empaatiaga muutub väga oluliseks rolliks ja seal on igasugune loovmõtlemine, kreatiivsus. Ehk siis see ei tähenda seda, et AI teeb kõik meie eest ära või siis genereerib ise kõik ideed, sellepärast et see oleks nagu vale suund oskuste arendamisel. Õige suund on see, et meie ise mõtleme loovalt, juhime AI-d sinna poole, kus ta siis meile väärtust tooks. Ja 3. on loomulikult inimese ja tehnoloogia koostöö. Pilt võib olla natukene muutlik just nendes oskustes, mis siis tegelikult vähenevad või isegi jäävad stabiilseks. Ja kui me tegelikult vaatame, siis väheneva tähtsusega oskuseid seal väga palju ei olegi, et need ongi sellised käelised tegevused. Ma ise natuke kahtlen selles, et seal all on see matemaatika, sest tegelikult ma arvan, et matemaatika loob aluse selleks, et me üldsegi analüütikast aru saaksime. Aga paraku selles raportis oli niimoodi kirjas. Ma julgen selles kahelda. Aga üldiselt me näeme, et tegelikult neid pädevusi väga palju ei ole, mis siis kahanevad. Pigem see baas, mis siis on oluline, muutub. Ja muutub edasi sinna, et me peame olema analüütilised. Ja selle poolt on minuga siin praegu kõik. Ma siis tahaks väga paneelis arutada koos teistega seda, et kuidas siis see inimene loob väärtuse kogu Eestisse. Ja kohe sul Triinuga see võimalus on, et ole ja võta juba istet. Ja kutsume lisaks Triinule aruteluringi Erki Raasuke, Inbank Eesti ja ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse nõukogu esimees ja TalTechi aastavilistlane Mihkel Nestor, SEB panga majandusanalüütik, Karin Jõeveer, Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor ja kaasprofessor ja Tõnd Alpsepp, sama instituudi kaasprofessor. Teeme teiega alustuseks ühe sellise kiire sissejuhatava ringi, et kui me siin 5 aasta pärast kohtuksime, mis oleks kõige tõenäolisemalt see üks oskus, mille puudumine on siin saalis olijatele või veebiülekande kuulajatele saanud suurimaks palgalõksuks? Kui ma jätkan siis seda ettekannet, mis ma just tegin, siis mina arvan, et see ongi number 1 on see, et ma oskan analüütiliselt mõelda ja ma suudan selle analüütika panna koos toimima masinaga. Automaatikaga, jah. Nõus. Paavo, kas sa oled inimene, kes lihtsasti solvub? Mitte väga. Ma üritan, et siis on see küsimuste tegemine AI-ga, et siis peab oskama ka ise küsida, aga ma mõtlen seda selles plaanis, et mulle väga meeldis Triinu ettekannet siin eelnevalt, et kuidas see inimlik olemine aspekt peab sinna sisse jääma, et me oskame kõiki nende vahvad tehnilisi asju kasutada, aga me jääme samal ajal inimeseks. Tervist. Ma jätkaks siit, et ma arvan, et sotsiaalsed oskused, kommunikatsioonioskus, suhtlemisoskused, see on muutub järjest oluliselt. Ma ütleks ikka, et AI-d peab hakkama kasutama ja mitte niimoodi nagu tavaline inimene kasutab AI-d, vaid selliselt nagu kasutaks kõrgelt kvalifitseeritud professionaal AI-d. Et ma lihtsalt väidan teile, et kui te lihtsalt räägite AI-ga vestlusvormis, siis ta vastab teile umbes samal tasemel intelligentsuse mõttes, nagu te küsimusi küsisite. Ja kui selline kriitiline mõtlemine sealt juurest puudub ja selline taustateadmised samuti, siis need vastused, mis sealt tulevad, on ka mitte just kõige paremad. Nii et ma väidan, et see selline üldine digioskus,
mis siis nüüd hakkab hõlmama ka AI kasutamist, on kriitiline ka aastal 2023. 2030, vabandust. No nii, aga neid oskusi on ju mingi tööjõuturu jaoks vaja, et mis te arvate, et kuhu suunda see tööturg üldse liigub, et on ta pigem nagu niisugune killustunud või on ta pigem nagu julmem, polariseerunum, konkurentsitihedam või on ta hoopis selline mõnusam, et igaüks leiab endale koha vastavalt oma tugevustele ja soovidele, et mis meil 5 aasta pärast tööturul toimub? No Eesti kontekstis ma arvan, et on niisugune väga pehme ja armas, sest et meil läheb neid noori inimesi, kes siit ustest sisse astuvad aina vähemaks ja vähemaks ja no vaadates seda demograafilist pilti, et ma ei tea, kas ma üldse lõpuks peaks ülikooli minema, et tundub, et me kõik leiame endale ikkagi lõpuks mingisuguse töökoha, et kuna tõesti, et nagu Eestis on see 10 aastat või rohkemgi olnud peamine probleem tegelikult ju mitte tööpuudus, vaid tööjõupuudus ja see probleem ainult süveneb, et lõppude lõpuks jah, minu jaoks on küsimus pigem see, et kuidas motiveerida inimesi üldse mingeid oskusi omandama olukorras, kus neid nagu niikuinii mingi töö leiavad. Aga see on pigem 2040. aasta teema, et kui need mitusündinud peaksid tööturul... See on juba täna nagu probleem, et rääkimata, 2030 see on ka juba homme juba ju. Ma arvan, et lähiajal muutub turg, kasutasid sõna julmem, ma ei tea, kas see on nagu õige, aga kui nii-öelda füüsilises maailmas, eks ole, et meil on normaaljaotust palju, et meil ei ole 10 sentimeetri pikkuseid ja 10 kilomeetri pikkuseid inimesi, et siis see, kus on vaimsed võimed, et seal see skaala töötab teistmoodi, see on palju rohkem eksponentsiaalne ja vähemalt ma arvan, et lähiaastad on ta ikka rohkem ja rohkem see, et nii-öelda, et võitja võtab kõik tüüpi areng. Ma ei arva, et see oleks väga pikas horisondis jätkusuutlik, kes lõpuks ma arvan, et ta käristab ühiskonna katki, aga kui me vaatame praegu mõndasi aastaid edasi niimoodi, et siis see tundub olevat üsna loogiline ja tõenäoline, et praegu et võitjad võtavad veel rohkem ja kaotavad veel rohkem. No mina arvan näiteks seda, et kui me mõtleme milliseks Eesti tööturg muutub, siis tegelikult suhteliselt palju ikkagi sõltub sellest, milliseid otsuseid tehakse riigi tasandil ja milliseid siis otsuseid tehakse ettevõtete tasandil, et kui meil suudetakse päriselt ka minna sinna innovaatilisema riigi poole, rohkem innovatsiooni ettevõtetes, siis loomulikult hakkavad läbi lööma need, kellel on ka need oskused, sellepärast et nii nagu ma ütlesin, inimene loob ettevõttesse ja riiki lisandväärtust ja see lisandväärtus on meil Eestis see võtmesõna, mida me siin taga otsime. Nii et ikkagi tasub ülikooli minna, nii et ma arvan, et seda nagu päris ikkagi ei ole, et igaüks siin töö leiab, võib-olla lihtsalt leiab töö, aga lihtsalt see palk, mis sealt nagu saama hakkab, see ei ole konkurentsivõimeline enam. Kui meil palk, kui meil inimene põhjas alusena edasi ei arena, siis ei tule palk järgi. Järelikult toimub vastupidine efekt, et palk hakkab regresseeruma, ehk siis kukub alla. Ma mõtleks, Eestis on chill, et selles mõttes, et Eestis paraku toimuvad protsessid veidikene aeglaselt, nagu siin Mihkel veidi viitas, ja mis probleem tegelikult on, ja see on tegelikult probleem, mis mõjutab negatiivselt meie tootlikkust. See tähendab siis seda, et kui me näiteks võrdleme end ja meie regulatiivset keskkonda, et kuidas tööjõud saab liikuda ja kuidas nad reaalselt ka liiguvad või tahavad liikuda, siis see on oluliselt stabiilsem, kui näiteks on see USA-s. Ja see toob kaasa selle, et isegi kui on sellised drastilised muutused, et ka nii-öelda oskustest, mida nõutakse, siis need lihtsalt võtavad aega ja aasta 30 jõuab enne kätte. Ja kes selle tootlikkuse eest siis peamiselt peab vastutama? Kas mina indiviidina peaksin kogu aeg nutikam olema ja võimalikult vähese ajaga rohkem tulemusi saavutama või peab see ettevõtja tööandja selle eest hoolitsema või on see hoopis riigi vastutus ja kus see kõik alguse peaks saama? No kui me nüüd loodame, et keegi tuleb ja ütleb, et kuule Paavo, et teen nüüd täpselt niimoodi ja siis sa oled super inimene, siis küsime, miks ta seda Paavole ütleb, eks ta ütleb Tõnnile, et tegelikult see on ikkagi iga inimese enda vastutada. See natuke naiivne ei ole nagu, et siin öelda, et kõik me hakkame nüüd vastutama, ma tahaks võimalikult mugavalt ära elada. No jaa, aga Elon Musk arvas ka, et varsti AI teeb enamus tööd ära ja siis me kõik elamegi mugavalt ära ja sest et tööl ei pea käima. Mul on lihtsalt ainult küsimus, et kuidas meil füüsilised ressursid siis maailmas jaotatakse, aga eks näis.
ma täna hommikul just lugesin Facebookis, kus Indrek Sepo ütles, et ta enam ise ei kirjuta, ta ise koodi ei kirjuta, kõik teeb AI talle ära ja tema ülesandeks on jäänud juhendamine. Et siin ongi tegelikult see, et tema nii-öelda, tal on olemas see pagasites, et ta oskab teha seda, aga samas ta teeb seda tööd palju efektiivsemalt ja kiiremini, kui ta tegi seda varem. Need inimesed, kel see oskus on, need on edukad ja siin tekibki see nii-öelda polariseerumis, et osad tõesti edenevad kiiremalt kui teised. Eks ta ongi niisugune väga maailmavaateline küsimus, eks, et seda on ju ka Eesti ühiskonnas kohati tunda, et tahaks nagu ise mugavalt kuidagi ära olla ja siis vaata riik peab tegelema sellega, et riik oleks rikas ja palk oleks kõrge. Et aga siin ma nagu nõustun pigem eeskõnelejaga, et ikka ise tuleb nagu pihta hakata lihtsalt, et kes sa siis oled, mis sinu roll on, et kas sa oled tavaline palgatöötaja, kas sa oled ettevõtja, kas sa oled riigijuht, et eks sealt on ka sinu võimalused seda tootlikkust tõsta väheke avaramad. Ja seda, või seda unistust, et kuidas riik meie eest hästi hoolitseb ja tõmbab õhtul teki peale ja hommikul äratab üles, et seda on mitu korda proovitud, et senised eksperimendid ei ole väga edukad olnud, et ei julgeks küll soovitada, et sinna uuesti tagasi minna. Et jaa, kindlasti on see indiviidi põhine niimoodi ja see hakkab kuskilt üsna varajasest peale, et mis tüüpi vastutust me võtame, missugused väärtushinnangud meil on niimoodi, kuhu me pürgime niimoodi. Ma saan aru, et kui lapse kasvatamine öeldakse lõpeb 5. eluaastal, et need, kellel siis see võimalus on, et vastutustunnet võiks arendada? Jaa, erinevalt Antsust, kui ta ütles, et tal on 1,5 kuud, et mul on natuke rohkem, mul on üle 20 aasta, tõsi, valdavalt ma olin ära, kui lapsi kasvatati, aga see, mis ma olen kõrvalt kuulnud, on niimoodi, et ma arvan, et ja ma ei taha selle vastu vaielda selle 5 aasta kohta niimoodi, et aga ma arvan ikkagi, lapsed kasvavad ikkagi mingis keskkonnas ja kui nad kasvavad selles keskkonnas, et millega nad vanemad tegelevad, missugune on nende elukorraldus, mis tüüpi diskussioone nad omavahel peavad, kuidas nad üksteisega suhtlevad, mis on nende tööarmastus ja niimoodi, siis ma kahtlen, et kas see lõpeb 5. aastal ära niimoodi, ma arvan, et see kestab üksjagu pikemalt niimoodi, et nii nagu ikka on see, et selle sõnadega võid sa seal ükskõik mida rääkida niimoodi, et aga lõpuks vist külge jääb nagu ikkagi see, et mida sa tegelikult evid või kuidas sa tegelikult oma elu elad. No kui ma mõtlen selle peale, et 2/5 inimeste oskustest aastaks 2030 on tegelikult muutumas ja see tasub igal ühel tegelikult kõrva taha panna, et kui me mõtleme enda tänase oskuspagasi peale, siis 2/5 ehk siis umbes 39% sellest on nii-öelda muutumises. Me peame ennast ise valmis harima, tegelikult kõik on siin nii-öelda nagu öelnud seda juba paneelis, et inimesest algab see vastutus, aga samas ma ei saa nagu päriselt seda mõelda ka nii isolatsioonis, sellepärast et tegelikult ju see nii-öelda üleüldine ettevõtluskeskkond, makrokeskkond on see, mis loob inimesele need võimalused seda vastutust võtta, nii et tegelikult seal on nagu need seosed on nagu keerukamad, kui ainult, et inimene ise hakkab nüüd maailma muutma, et see maailma muutus peab tulema tegelikult ka koostööna ja nagu näha, siis koostöö oskus on üks selliseid peamiseid oskuseid, mis inimese kui sellise ongi inimese, mitte siis masina omadustest hakkab olema tulevikus aina olulisem. Hästi nõus. Et võtame siis lõplikult kokku, et kas see tulevane palgakasv, me ju kõik siin tahame, et palgad kasvaksid, tuleb pigem ülevalt alla, sest tehisintellekt on järjest võimsam, keskkond on järjest mõnusam, inimesi järjest vähem meil siin Eestis näiteks, või ikkagi sellest alt üles, et kui palju ma väärtust loon, millised on minu oskused? Konvergents sai meil ikkagi läbi ju, eks ole, või on vist enamasti nagu suures osas läbi saanud, nii et võib-olla ei ole põhjust väga oodata, et mingid välised jõud meid nagu kaasa sikutavad. Et Soome palgatase nagu varsti meieni ei jõua. Konvergents selles mõttes jõuab, et soomlased praegu teevad tugevaid pingutusi, et meile järgi jõuda teistpidi, nad tulevad meile vastu selge ees ja Soome minust eelmine aasta lõpuks jõudis, et kunagi oli selline elatustasemelt 120-125% Euroopa Liidu keskmisest või siis täna nad peaks olema täpselt siis Euroopa Liidu keskmised. Ja ma arvan, et nad nagu jätkavad selles vaimus mõnda aega, et me saame Soome varsti kätte küll, jah, konvergentsi mõttes.
Nojah, et areneda on võimalik ka niipidi, et teised taandarenevad, sa tahad öelda. Aga no põhimõtteliselt mina arvan seda, et ega keegi ei tule minule või ükskõik kellele teisele siit tulevastele tudengitele rahapakk käe vahel pakkuma, nüüd, et tule meile tööle, tee mida tahad, et ikkagi see võimalus seal on, aga inimene ise, meie õppejõududena, meie analüütikutena, teadlastena, tudengitena, mis iganes ettevõtjatena, peame selle looma nii-öelda koos võimalused ja siis inimesele jääb vastutus selles osas, et ta nüüd peab tegema need õiged valikud. Ja noh, meie muidugi võime suunata neid õigeid valikuid ka. Et kas palk ülevalt alla või alt ülesse, kuidas see palk tõuseb? No see sõltub jah läbirääkimisvõimekusest. Ma ütlen, osad inimesed siin saavad olema võimekamad kui teised. See on väga hea point ja, et osadel nagu tõuseb nii palju, kui tööandja nagu keskmiselt tõstab, aga mõni saab nagu seal võib-olla nagu küsida ka, eks see. Just väga hea. Küsin siis järgmisena, et võib-olla niimoodi vastupidiselt, et millised oskused on täna ülehinnatud, ilust CV-st lugeda, aga tegelikult palgalisa enam ei too. Mis teie hinnangul see reaalelu on? Ma provokatiivselt väidaks, et teatud tehnilised oskused. Et see, et ma nüüd oskan rakendada matemaatikat, enam väga ei aita. Aitab see, kui ma saan aru matemaatikast. Ja aitab see, kui sa tehisintellektilt küsid? Ja ma saan seda küsida ka. Tegelikult ongi, et me räägime ka, kui ma võtan selle ülemise otsa, ehk et kas või tehnilisest otsast, et räägime programmeerijatest. Meil ei ole vaja enam tavalist programmeerijat. Meil on vaja seda programmeerijat, kes suudab siis olla pigem see, kes täna on tarkvara arhitekt, kes ütleb, et mida on vaja teha, kuidas on vaja teha ja selle tavatöö teeb AI ära. Ja sarnane tendents saab olema kõigis valdkondades. Ehk et nüüd ongi küsimus, et aga mida see tavaline inimene üldse siis pärast teeb? Et me võtame ühe inimese, kes oskab kasutada kõiki vahendeid, oskab panna need protsessid automatiseerida ära, ise on see nii-öelda kas siis arhitekt või dirigent seal, ja kõik muud teeb asjad ära ja siis on küsimus, et aga ülejäänud siis saavadki olla niimoodi rahulikult, nagu sa ütlesid, et võiks olla, eks ole. Nii, mida teised lisavad? Ma arvan, et see pilt on natuke nüansi rohkem üldse, et me räägime oskustest kui nagu niisugustest nagu Lego-klotsidest. Et ma arvan, et juba et mõnda aega on selles maailmas, kus me elame ja kasvavalt, on nagu tähtsam pigem iseloomuomadused ja niisugused, mis on nagu võimekused, millest võimekus koosneb. Võimekus vist koosnebki iseloomuomadusest ja siis mingitest nagu oskustest. Aga et sa võid olla, ma ei tea, geniaalse oskusega või suurepärase oskusega selles või teises valdkonnas, aga nagu siin enne hästi räägiti, kui sa oled suhtlemise võimetu, kui sa probleeme ei suuda lahendada, kui sa töötad üksinda, mitte koos teistega, siis sa muutud üsna nagu kasutuks. Et ma tooksin natuke seda tähelepanu rohkem nendele iseloomu omadustele või mingitele isegi käitumisviisidele, et kas ma kogu aeg arendan ennast, kas iga järgmine päev võiks olla natukene parem, kui oli eelmine, kas ja kuidas ma suhtlen teistega, kas ma teen koostööd, eks ole, niimoodi, et need ei ole niisugused, et ma käisin kursuse läbi ja nüüd on mul see oskus olemas niimoodi, et tõsi, ma arvan, et ka neid mudida ja neid arendada on nagu palju keerulisem. No ma arvan, et siin on nagu palgalõhe normaalsete inimeste ja nende, kes nii normaalsed ei ole, seal vahel on kogu aeg olemas olnud, aga see võib ajast nagu kasvada, kuna meil tõesti tehnoloogia suudab palju rohkem sellised ülesanded meest ära teha, mis tõttu tööturg seda enam saab eelistada inimesi, kes lihtsalt on vahvad inimesed. No kui ma mõtlen näiteks enda peale, siin hea näide tuua, analüütik, teiselt poolt teadlane, et kui ma vaatan enda neid oskuseid, mis nii-öelda tööturul müüsid, võib-olla siis paar aastat tagasi, ma arvan, et enam nendega ennast väga ei müüks, mis on see, et ma oskan midagi täpselt väga hästi arvutada või ma oskan väga täpselt kokku panna näiteks, palju on SKP kasv
või SKP number. Et see, ma arvan, et see ei ole nii oluline, pigem on oluline tõesti see, nagu juba ka teised siin mainisid, et tunnetus, see, et ma saan aru, kuhu poole see SKP liigub, mitte see, mis see number nüüd täpselt on. Ma võib-olla ühesõnaga ütleks veel, et kui räägitakse, et AI väga efektiivselt teeb tõlketööd, et tõlgid muutuvad nii-öelda ebavajalikeks, siis hetkel, kui mina ikkagi kedagi palkan, siis keelteoskust ma vaatan ja ma tegelikult ei kujuta ette, kuidas mul oleks keskkonnas inimene, kes üldse eesti keelt nagu ei oskaks, kui töö nõuab eesti keele oskust ja ta saaks kõik arvutiga ära teha. Aga põhimõtteliselt see on nagu üks perspektiiv ka, et võib-olla see keelteoskus ei ole enam nii oluline. Kui mul oleks valida ikkagi nüüd ühe asja vahel, kas ma keskendun tehisintellekti õppimisele, ärilise mõtlemise arendamisele või suhtlemisoskuste arendamisele, mis see esimene oleks? Niisugust valikut ei saa teha. Ma teen, tahate? Sa proovid panna ühe jalaga tabureti seisma niimoodi, et... Ei no põhimõtteliselt on variant jah, et suhtlemisoskused, tehisintellekti oskused, et kas sa nagu istud kodus ja räägid chat GPT-ga või lähed õhtul peole, et ma näen seal nagu mingid valikuvõimalusi, ma näen, eks, aga... Mina väidan ikkagi selgelt on tegelikult äriline mõtlemine see juures. Ja võib-olla see sõnastus, et see on äriline mõtlemine, mina nimetaks selle ümber kriitiline mõtlemine. Ja nüüd ongi see, et kas sa suhelda saad ilma kriitilise mõtlemiseta. No ma väidan, et hästi ei saa, sest et siis sa räägidki seal oma ette ja ülejäänusid solvad. Ja ma väidan, et mõned asjad, tõesti, kas ütleme, see suhtlemisoskus on elementaarne, et kui sul seda üldse ei ole, et siis jah, tõsi, millest me üldse räägime. Aga kui me räägime sellest, et sul oleks produktiivsus kõrgem, sa suudaksid midagi korda saata, et siis sellest valikust minu jaoks kahtlemata äriline mõtlemine. Aga äkki me siin liiga keskendume ühtedele teemadele, sealhulgas tehisintellekti, et äkki peaks hoopis sellest alguse saama, et ma oskaksin teadlikult liikuda, toituda, oleksin terve, siis mul on ju rohkem neid päevi, kui ma tööle jõuan ja teen tööd kiiremini ja äkki peaks kõik sealt hoopis algama või? Ma olen täitsa nõus, sest et tegelikult see üks väljavaade ongi see, et meil mingisugune väike punt inimesi, kes millegipärast väga tahavad, teevad selle ülejäänud asja kõik siis robotite ja AI asemel ära ja siis ülejäänud inimesed me saamegi olla niimoodi rahulikult keskenduda, rahulikult elamisele, mõelda omal tervisele, suhelda ja see, et mina ütlen, et äriline mõtlemine peaks olema, et see on täielik jama, sellepärast et siis ei ole seda ju vaja, las need osad mõtlevad, teised suhtlevad rahulikult. Aga miks meil ettevõtjad ütlevad, et meil ei ole häid inimesi võtta, et palkaks küll, ei ole häid inimesi võtta, aga ega nende heade eest nüüd väga maksta ka ei taha, et kuidas see paradoks lahendada? Kuidas seda lahendada? No siis tuleb rohkem maksta, loomulikult, siis see hea ei tahaks, eelarvet ei ole. No jah, et eelarve on nagu seal piirang on ju, et palju see inimene siis saab. Aga kuidas seda päriselt lahendada? Eestil on öeldud, et see struktuurse tööjõu probleem on, meil on oskused, me mõtleme ka Eestis laiemalt, et võib-olla siin ülikoolis kitsamalt vaadates on tõesti tunne, et meil Eestis on, kõik on jube targad ja kõik on väga hästi kõike teevad. Ega ma ei ütle, et kõik ei ole targad. On kindlasti targad, aga meil on võib-olla see ressurss jäänud sinna kuskil 20 aastat tagasi sellesse ajaetappi kinni, mis meil enamik tööturust töötavas tööstuses, ehituses. Ma arvan, et see on see osakaal Eestist, millega me peame nüüd tegema selle suure tiigrihüppe. Tiigrihüppe, siin võib muidu erinevaid paralleele tuua, mis asi see nagu üldse on. Ma loodan, et inimesed peale seda nii-öelda ikkagi jäävad, ütleme siis, ellu, aga põhimõtteliselt see tiigrihüpe peab toimuma ka selles elanikkonna osas, mis tänasel hetkel ei too võib-olla siis Eestile nii palju lisandväärtust juurde. Ja see algabki nendest kompetentsiste ja oskuste arendamisest, ehk siis arendada neid ja see ei ole ainult siis, siin ma ütlesin, et ega siis ainult indiviidil see enda vastutus ei ole, et tegelikult ju sealt tuleb väga tugevalt sisse ettevõtjate enda vastutus, et nad võimaldaksid seda tiigrihüpet oma ettevõtte inimeste sees, et ise siis pärast olla see tiiger, kes seal päriselt hüppama hakkab. Mul on niisugune isiklik kogemus, et ma lapsepõlves töötasin Haridus-teadusministeeriumis. Ülikooli kõrvalt seal pidin aitama prouadel Excelit teha ja siis üks selline ülesanne, millega me seal kogu aeg tegelesime, oli see, et planeerida siis kutseõpet Eesti Vabariigis, et kui palju mingitel erialadel peab kedagi vastu võtma.
ja seal olid nagu väga kriitilised ettevõtjad, ettevõtjate liidud isegi seal taustal, et aga miks meil ei koolitud, meil ei ole nagu piisavalt nagu töötajaid, miks riik ei tee piisavalt selleks, on ju. Ja kui sa vaatasid, kes nagu kõige kõvem häälselt olid näiteks toona oli siis tekstiilitööstus, on ju, rõivatööstus. Ja, see, kui ma seal töötasin, oli peaaegu 20 aastat tagasi, kui palju meil selleks ajaks nagu on seda tööstust järgi jäänud. Ja kui sinna taustale, ma mäletan niisugust laiemat pilte, kena joonis oli toona, et kui sa vaatasid siis, et millistes sektorites öeldakse, et meil on kõige suurem kvalifitseeritud tööjõupuudus ja sa panid siis sinna samasse nagu kõrvale teljele jooksma selle, et mis on selle sektori keskmine palk, siis kõige rohkem kurtsid kvalifitseeritud tööjõupuudus üle need siis sektorid, kus palk oli kõige väiksem. Ehk siis ma kardan, et sageli, kui selline kriitika ühiskonnas on, et nagu peaks korraks nagu vaatama, et kes siis päriselt kritiseerib ja tõepoolest, et kui seal ei ole nagu raha, siis järelikult seal ei teki tootlikkus ka siis, kui ma sinna paneksin kogu Eesti tööjõuressursi. Meie vaatajate kuulajate hulgas on kindlasti ka neid, kes palgasüsteeme välja mõtlevad ja kujundavad. Teie soovitused, et kuidas peaksin lähiaastatel palgasüsteeme muutma niimoodi, et nendel oleks suurem seos tootlikkusega ja seeläbi majanduskasvuga, mida me siin ju pikalt ootame? Ma ei tea, kui ma teen otsa lahti, et siis kindlasti soovitaks olla julge siis nii-öelda baaspalga, püsipalga ja muutuvpalga osas, et seal peab olema seda loksumise ruumi, mis aitab igas mõttes, mis aitab paremat tööd esile tuua ja samamoodi aitab ka puhverdada, kui kas on nagu raskemad ajad või midagi ei õnnestu niimoodi. Et ma arvan, et siin me oleme nagu tarbetult konservatiivsed, et ma arvan, et kogu kompensatsioonist niimoodi jooksvalt veerand või isegi kolmandik võiks olla muutuv. Teine asi, millest on, ja sellest ma kindlasti saan hagu alla, kui ma seda praegalt ütlen, et aga ma võisin ka eksida, ma natuke kahtlen ka selles sissetulekute transparentsuses, et mida see, et mu kogemus on see, et kui sissetulekut tehakse väga transparentseks, et siis see loob keskpärasust. Ja sellepärast, et me inimestena me ei talu seda, et minu kõrval keegi, et Mihkel võiks must olla 20 korda parem, et see lihtsalt ei saa niimoodi olla. Aga tegelikkuses võib olla see, et ta must 50 korda parem. Ja loomulikult see peaks võib-olla 50 korda mitte niimoodi, aga see ei saa olla niimoodi, et meie süsteem näeb ette seda, et ta saab 3% rohkem nagu kompensatsiooni. Et siin mul ei ole kindlat nagu soovitust, aga ma mõtlen, et kus minnakse niisuguse nagu tasandamisega, et ülim transparentsus, et siin tegelikult töötab vastu niimoodi, sest nagu ma ütlesin, et see loob keskpärasust. Ei ole Erkile midagi lisada. Ma ütleks, et klassikaliselt, eks ole, nii-öelda tõsta töötaja seda produktiivsust on anda töötajale aktsiaid, eks ole, mingeid aktsiaoptsioone. Ja ma ütlen seda idusektoris ja erasektoris suuresti on tehtud ka. Ma arvan, et järgmine küsimus on Erkile, et kuidas peaks EIS reageerima platvormi vahetusele, tsüklite kiirenemisele ja seeläbi majanduskasvu panustamisele? Kiirusega ja ehitades natuke tagasi Antsu väga heale esitlusele ka päeva alguses niimoodi, et kiirus on fookus ja kiirus, mõlemad. Ja seda me vaikselt ka proovime teha, et kui meil on oli altpoolt üles juhitud organisatsioon, taaskord ma olen seal nõukogus, eks ole, mitte tegevjuhtkonnas niimoodi, et altpoolt üles juhitud organisatsioon, millel oli 200 pluss erinevat toodet või nagu teenust, et siis sa oledki nagu niisuguses nagu soos kinni. Et me proovime selle 4-5 korda vähendada, lühemad tsüklid ja eriti oluline ka see, et tekitada endale teadmist ja saada rohkem neid signaale, et mis seal kurvi taga nagu ootamas on niimoodi, et julgeda sellele vastu piiluda, et mitte teha liiga pika aja välpega. Me proovime saada head nõu ja tegelikult seda Eestis on, me vaatame Arenguseire Keskust, me vaatame ülikoolid ja kõik nii edasi. Me oleme praegu hästi ahmimas seda teadmist endale niimoodi, et kuidas me saaksime olla antennid püsti. Ma arvan, et ükski meede nagu võib-olla tulevikus ei kesta võib-olla rohkem kui 3 aastat niimoodi ja kogu aeg on vaja seda ülemäära, kogu aeg on vaja ressurssi järgmisesse kohta tõsta. Kuulejad huvitab, et
milline oskus, mida täna massiliselt õpetatakse, on tõenäoliselt 5 aasta pärast väärtusetu? Igasugune õppimine on väärtuslik. Selles mõttes, et üks selline kõige väärtuslikum oskus tegelikult üldse on õppida õppima. Ja ma väidaks, et me siiski elame väga selgelt muutuvas maailmas, me oleme tegemas ühte täiendavat tehnoloogilist hüpet AI näol ja see, et me suudaksime kohaneda, on siis eeldus, et me suudame õppida. Ja isegi kui meile õpetatakse täiesti väärtusetut asja, siis vähemalt järsku õpime sellest õppima natuke paremini. Hästi nõus sellega. Jah, ja kui me mõtleme näiteks selle peale, mida me õpime, siis tegelikult ma arvan, ma olen nõus Tõnniga ja põhimõtteliselt kõigiga, et ega see ei olegi vale, mida me õpime. Ma arvan, et oluliseks muutub see, kuidas me õpime, sest et need valdkonnad jäävad samaks. Jääb alles finants, jääb alles tehnoloogia, jääb alles IT, lihtsalt see sisu muutub. Ja ongi see, et me peame ise siis hakkama teistmoodi õppima järelikult. Samas asju natuke teise nurga alt. Kuidas tänapäeva noored peaksid suutma üle hüpata esimese tasandi spetsialisti rollidest, et neist saaksid kohe need IT-arhitektid, makroanalüütikud ja nii edasi? Et vahepeal ei olekski esimese taseme spetsialist, vaid kohe läheks arhitektiks või? Ma arvan, et tule hommikul 10 minutit kauem, tee õhtul pool tundi kauem, tee ära seda, mida sa lubasid, tee alati nagu sentimeeter või gramm rohkem, kui sa lubasid. Ettevõtluskeskkond januneb selliste inimeste järgi, kes A oma valdkonda hindavad ja armastavad ja B, kes on omal tööle pühendunud niimoodi ja neid krabatakse ära seal, need ei jõuagi selle esimesel tasandil suurelt või suuresti olla niimoodi. Aga kui sul teine küsimus, eks ole, tööintervjuul on see, et kui pikk mul puhkus on niimoodi, et midagi ei ole teha, aga siis on raske sealt esimesel tasandil edasi liikuda. Jah, motivatsioon oli ilmselt see, mis hakkab, või mitte ei hakka, vaid on juba praegu olnud väga oluline. Et see, et ma võin olla väga tark, aga kui mind see asi ei huvita või kui mind ei huvita näiteks selle ettevõtte käik, asutuse käik, siis see paraku ei ole see väga hea asjade kooslus, et ilmselt see töösuhe lõpeb kohe siin katseajal ära, nii et hinda motivatsioon ja võib-olla ka see, et õige valdkonna valimine, siis et võib-olla mina isiklikult siis ei sobi kuskile inseneeriasse. Aga samas ma olen väga hea majanduses, nii et seal on see valdkonna valik ka väga oluline. Kui me siin suuname kõik eestlased kõrge lisandväärtusega tööle, tehisintellekti taltsutama, kas siis madala tootlikkusega tööd tuleb paratamatult katta sisserändajatega? Need automatiseeritakse. Tegelikult me oleme minu meelest natukene paradoksaalses olukorras, et kus 5 aasta pärast võib tõesti olla olukord selline, et meil madalama kvalifikatsiooniga selline peaga töö tegemine ehk et intellektuaalne töö muutub suhteliselt väärtusetumaks kui see, et ma lähen käega ja ehitan mingi müüri valmis või teen midagi. Sellepärast, et robootika areng ei ole veel päris sel tasemel, nagu on AI areng. Mul oli lihtsalt robootikaga ka võib-olla sama paralleel, et ma olen 10 aastat majandusanalüütik olnud ja ma loen kogu aeg artiklid sellest, kuidas tootlikkus kasvab ja robotid võtavad ja tehisintellekt võtab kõik üle ja siis sa tuled siin lumises Tallinnas ja vaatad, kuidas lõunamaised mehed jalgrattar läbi selle lume sumpavad ja seda toitu inimestele koju viivad ja hordide kaupa. Ja ma mõtlen, et kus see on, ma tahaks näha nüüd seda tootlikkuse kasvu, ma tahaks näha seda hüpet robootikas, mis päriselt siis tegelikult sellised töökohad ära kaotab. Seal lumes on kinni sellised väikesed asinad. Otsivad neid sealt. Aga meil siin üks jälle osaline toob meid maa peale, et kuulge, tuleb elektrikatkestus, tõrked AI-d ei saa kasutada, et kuidas me siis ellu jääme 5 aasta pärast? No siis on see terve talupoja mõistus, mis mängu tuleb, et oskus teha tuld, oskus teha süüa ja oskus, ma ei tea, sooja hoida, nii et ma arvan, et siis see on, sest et kui me mõtleme päriselt, reaalselt, siis ega see elektrikatkestus tuleb,
aga ega see ei kesta ju igavesti, no ta läheb üle, et meil on vaja nagu sellist, ega noh, inimene on ju inimene edasi, et ta peab need baasteadmised, agraarsed nii-öelda teadmised peavad olema alati olemas. See on üles, ma ei tahtnud sinna algul minna, et me oleme siin rääkinud oskustest, mis siin tulevikus tööturul aitab ja nii edasi, aga ma ei ole kindlasti mingisugune sõjakuulutaja ja pessimist, aga lihtsalt vaadates võib-olla juba seda 10 aastat seda keskkonda, kus me elame, et selline teatav nagu valmidus olukordadeks, mis ei ole ideaalsed meie silmis, et see peaks kõigis inimestes olemas olema. Võin teha see reklaami, ma olen ise väga aktiivne kaitseliitlane siin kuskil ka 10 aastat ja see on ka nagu ma arvan inimesena mulle väga palju juurde andnud, puhtalt saaksin juurde need praktilised oskused täpselt, et kuidas sa saad hakkama, kui sa nüüd oled täpselt sellise ilmaga, nagu täna õues on, sa oled metsas. Et väga soovitan kõigil liituda siin kas Naiskodukaitsega või Kaitseliiduga, et saata oskused, mis on ka tööturul kindlasti väga hinnatud, pluss midagi iluks. No kui me ennast Venemaa võrgust lahti ühendasime, et siis üks osa minust, ja ma pean tunnistama, et see oli päris suur osa minust, kes natuke lootis, et me saame üleriikliku nagu 6-8 tundi blackout'i. Ja mitte sellepärast, et ma oleks kuri inimene, mis võib ka tõsi olla, aga rohkem sellepärast, et ma arvan, et meil oleks hoopis teisel tasemel energeetika diskussioon täna. Me vaataksime asju teistmoodi niimoodi, me räägiksime kordades intelligentsemalt olulistest teemadest niimoodi. Et mõne koha peal ma arvan, et me peame lihtsalt selle ära ootama niimoodi, ja küll ta juhtub niimoodi, võib-olla isegi parem, kui ta juhtub kiiremini ja juhtub väiksemas skaalas niimoodi, ja siis see annab meile võimaluse järgmine aste edasi astuda. Meile siin saal vaidleb vastu, Triinu, et kõik ikkagi ei saa 100% ära automatiseerida, et haiglas süsti teeb ikka tavainimene ja koristab ja päästab ja aitab õpetamisel ikka tavainimene või me mõtleme ikkagi liiga kitsalt? Ei, ma arvan, et ei mõtle liiga kitsalt, lihtsalt suur osa sellistest käsitsi tehtavatest tööstest tõesti on näha, et neid automatiseeritakse, aga jah, tõesti, kui me läheme haiglasse, siis vähemalt praegu minu inimlik skeptitism ei lubaks mul teha endale robotil süsti, sest et siiski ma usaldan inimest rohkem ja samamoodi see on tõesti selle telliste ladumisega, nii et aga me näeme seda tendentsi aina suurenemas. Ehk siis, kui me praegu räägime siin aastaks 2030, siis tõepoolest ega haiglas meil see robot süsti ei tee, aga kui me räägime aastast 2050, mis siis saab, ei tea. Enamik süste me teeme ise, ma arvan, et me kunagi me poes ka ei kujutanud ette, et kuidas selle raha asja saaks kellegi teisega nagu ära toimetada, mitte inimesega, et täna meil on ise teenindus niimoodi, et ma arvan, et varsti Ma tahaks tuua ikkagi selle inimliku aspekti, et see on nüüd üks asi, mida robotid ja AI ei saa asendada, et see on see inimlik aspekt. Minul ei oleks midagi selle vastu, et robot mulle süsti teeks, aga mulle meeldiks, et kui see oleks see arst või õde, kes sinna tuleb ja käest kinni ja võtab käest kinni, natukene lohutab, ühesõnaga, et mis iganes ta teeb, ma tunnen, et on teine inimene, ma tunnen seda inimlikku soojust. Ma arvan, et see ei kao kuhugi. Ja ma jätkaks, et see läheb meie valdkonnast võib-olla välja, aga kui sügisel olid siin näitlejad tänavatel, et palk oli väike, siis tegelikult ma näen, et näitlejate puhul on see tuleviku vajadus inimeste järgi, kes pakuvad meile reaalset emotsiooni lavalt, et nende järgi see nõudlus jääb alati alles ja ma arvan, nende palgapositsioonid ka paranevad ajas. No siit hea jätkuküsimus, et mis te arvate, kumb on tulevikus nagu olulisem, et kas oskused või oskus neid oskusi müüa? No sellel pikka plaani ei ole, kui sa ainult müüd neid oskuseid. See on ikkagi paraku on siin alati kombinatsioon sellest, et mis ma näiteks oma valdkonnas muidugi kurbusega näen, on tegelikult see, et need, kes neid oskusi paremini müüvad, on seal kuskil TikTokis ja YouTube'is ja need on need, keda siis kuulatakse. Ja nüüd ongi küsimus see, et kas nendel need oskused, mida nad siis justkui müüvad või teadmised või soovitused, et kas need on nüüd päris jõudnud järele sellele oskusele seda müüa, ja ma seal näen selget lõhet ja ma seal näen tegelikult ühiskondlikku probleemi, sest et kui seda võetaksegi siis selle nii-öelda tõe pähe. Töötajate vaimne tervis aastal 2030, mis te arvate, on see paremaks läinud või me peame veel rohkem sellega tegelema? Töötajate? Vaimne tervis.
ma kardan, et on halvemaks läinud lihtsalt, kuidas neid prognoose tehakse, et vaadatakse, et milline oli olukord eile ja milline on täna ja siis tõmmatakse joon sealt edasi, et nagu selles plaanis ma kardaks, et see olukord on halvenenud. Ja meil see sotsiaalne aspekt kaob aina rohkem ja rohkem ära, et see on seesama inimlikkus, mida ma siin mainisin, see inimlik soojus, mida me tegelikult vajame ja siis see kaob ära ja me oleme aastatuhandeid harjunud, et see on olemas ja nüüd me tunneme ennast üksikuna kuskil ekraani taga. Ja ma ka nõus sellega ja ma arvan, et me räägime tehnoloogia kasutusest niimoodi, et aga ja koostöötamine ja üldse koostöö ja koostöötamine, et see ikkagi see ei kao kuhugi. Ja isegi ma ei taha öelda, et see tuleb võimsalt nagu tagasi niimoodi, et aga keegi just hiljuti ütles hästi, et need, kes kaotavad töö, et need on need, kes ei võta kasutusele uut tehnoloogiat ja need on need, kes kontoris ei käi. Ma arvan, seal on üksjagu tõtt taga. Ja selleks, et püsida pildis või nii, et sa pead olema, jah, sul on täpselt seda sotsiaalset suhtlust, seda lihtsalt on vaja niimoodi. Ma saan aru, et Erki ütleb, et siis hübriidtöö hakkab vähenema või siis pigem mitte? Ei, ma seda nagu ei ütle, ma arvan, et me saame sellest paremaks niimoodi, aga see, et ja need nagu mudelid, et kus keegi on kvartalis korra käib nagu, ja nagu alati on omad spetsiifikad, on ju, aga üldiselt ma arvan, et need ei tööta niimoodi, et kui sa meeskonnas töötad niimoodi, et see on äärmiselt suur väärtus, on see FaceTime niimoodi päev või 2 nagu nädalas, ma arvan, et see on vältimatu niimoodi ja need inimesed, et kellele on omad valdkonnad, kus võib-olla ilma selleta saab hakkama, aga need inimesed, et ma tahaksin öelda seda, et ärge tehke seda viga, et ärge irduge niimoodi, et sinna oma koju ära niimoodi, sellepärast, et see ei mõju hästi teie tööelule. Siin võib-olla küsimus siis kolleegidele küsitakse, et kui suureks pudelikaelaks võib muutuvas keskkonnas saada professorite tase ja ajaga kaasas käimise võimetus? No see on juba selline kohe suunatud küsimuse eeldusele, et me oleme võimetud, aga ma tahaks loota, et järsku me oleme ka siiski arenemisvõimelised, et asi läheb edasi. Aga fakt on see, et tegelikult haridussüsteem ja kõik, kes me siin oleme, me peame väga palju vaeva nägema selleks, et minna ajaga olla kaasas. Ja minul näiteks on siin ka üks kont kohe hambus, et huvitav, kuidas me peaksime bakalaureuse ja magistritöid hindama olukorras, kus AI saab sellega hakkama mõne tunniga. Ta mõtled koostamise või hindamisega? Mõlemaga. Hindamine võtab paar minutit. Ma just üleeile tegin 2 tunniga ühe suurepärase bakalaureuse töö valmis ja nüüd meil tulevad tudengid, kes hakkavad sama asja tegema. Ei, arenemine on äärmiselt oluline nii akadeemias kui ka erasektoris ja meie, kui nii-öelda vastutame järeltuleva põlvkonna hariduse eest, siis meie sõlul on veel suurem koormus. On kellelgi teil professoritele soovitusi? Ei. Kumb on parem, kas tugev üks süvaoskus või selline laiem oskuste portfell? Ma ütleks, et mina vaadates seda ka raportit, mis on tõesti tehtud siis nende oskuste peale, mis muutuvadki aina olulisemaks, siis tegelikult see ei saa olla enam ainult üks oskus. See peabki olema koostöö. Ongi koos, toime erinevate oskuste vahel tehnoloogia, inimlik osa pluss siis see omavaheline sünergia. Nii et ma ei usu, et ainult ühe oskusega siin lähimatel aastatel tööturule lööma läheb. Pigem on see, et kuidas läbi siis mingisuguse inimliku oskuse sa suudad seda teist tehniliste oskust võimendada. Ja ma arvan ka, et see on ikkagi see T-mudel, nagu, et see töötab edasi. Mis iganes on nüüd see T, see sügav osa, see spetsiifiline domeen, aga seal üleval on täna juba need hästi läbi käinud niimoodi, ma lihtsalt ehitan selle peale, et seal üleval võib-olla on 3 niimoodi, et äriline mõtlemine või ütleme andmetepõhine mõtlemine või finants, ma arvan, paneme need kõik ühte nagu plokki. See
teine tehnoloogiast olemuslikult arusaamine, tehnoloogia kasutamise võimekus niimoodi, mis ei tee sind sellest nagu IT-inimeseks, aga ikka, et sa oled võimeline tehnoloogiat kasutama, sa tead, kuidas see toimib. Ja kolmas on siis edasironimise puhul on juhtimine. Ehk siis nii mikrotasandil kui ka natukene laiemal tasandil iseenda töö korraldamine, teiste inimeste korraldamine, seal on need 4 kuulsat alamvaldkonda, et kas ma suudan suunda määrata, kas ma suudan meeskondi luua ja arendada, 3. kas ma leian ja suudan rakendada ressursse ja 4. et kuidas ma ellu viin niimoodi. Et ja need 3 tükki, ma arvan, et on need niisugused nagu selle tee ülemine ots niimoodi, et kui need on olemas, need ei pea olema super heal tasemel, aga kui need on olemas, et ma arvan, et ja siis ikkagi see sügav domeen, sellepärast, et see annab sulle nagu spetsiifilised teadmised ja see annab sulle ka niisuguse võime hinnata ja aru saada teisi inimesi, kes samamoodi sügavast domeenist toimetavad. Et see niisugune, et ma teen kõike natukene niimoodi, selles osas ma olen nagu skeptiline. Ma võib-olla noortele saaksin soovitusi anda siin kaudselt vähemalt, et üldiselt kipub olema niimoodi, et mida noorem sa oled, seda rohkem tuleb kasuks see, et kui sul on mingisugune oskus on nagu väga hea. Nii, siis alates mingisugust eluetapist, siis on võib-olla see portfelli efekt suurem. Aga kuidas siis noortele nagu soovitust anda on see, et aga mis siis, kui sul ei ole üks oskus, see, mis sul on väga hea, et sul on näiteks 2. Ja siis sul ei ole päris tee enam, vaid siis on mingisugused 2 oskust ja see annab sulle teatava konkurentsieelise suure tõenäosusega. Aga sa pead siis olema mitte nüüd päris, sa ei pea kummaski olema päris tipus, aga sa pead olema päris hea. Ja see kombinatsioon on ka teatud väärtus. Ja võtame siia lõpuks ühe loova küsimuse. Ma otsin kohe selle siit üles. Insener, antropoloog ja tehisintellekti agent astuvad 2030. aastal koos baari. Millest nad omavahel räägivad? Ilmast. Insener, antropoloog ja tehisintellekti agent. Ma arvan, et kui nagu seltskonnas on antropoloog, et siis väga halb pidu ei saa olla, et nendega ikka mingi põnev jututeema tuleb. Läheb vist filosofeerimiseks ära, jah? Et ma arvan, et nad räägivad väga inimlikest asjadest, mis nad eile tegid, mis nad sõid. See ongi see inimlik komponent seal juures. Ma väga loodan, et nad ei räägi poliitikast. Et nad ei pea rääkima poliitikast. Triinu Tapper, Erki Raasuke, Mihkel Nestor, Karin Jõever ja Tõn Talpsepp. Suur tänu!